tähistatakse siin Dubais ka, eriti suurelt siin minu selja taga on hiiglama suur Diori piparkoogi kuusepuu ja seda valvab seal ei rohkem ega vähem kui 5 turvameest. Ja see pole lihtsalt tavaline jõulupuu. Dior ehitas siia hiiglasliku piparkoogist kuuse installatsiooni. Nii suure, et tundub nagu jõulud oleks saanud luksusbrändi eelarve. Muidugi pole see päris kook, vaid dekoratsioon. Kihid, mustrid, majakesed ja terve miniatuurne jõulumaailm ümberringi. Nagu muinasjutt, ainult et kaubanduskeskuse keskel. Miks? Sest Dubais peab isegi jõulukaunistus ütlema, ma olen premium. Ja Dior tahab, et sa teeksid pilti ning mäletaksid seda brändi. Ametlikku hinda sildil pole. Kui aga piparkoogipuud valvab 5 turvameest, siis pole see kindlasti päris Prisma piparkoogi komplekt. Vaheliseks tulin siis sellisest toredast kohta nagu Dubai AliExpress ehk siis Dragon Mart ja siia on siis ütleme nii, et väga palju erinevaid kaupu kokku toodud praktiliselt tehnikast kodutarveteni välja ja ei ole otsa ega äärt. Dragon Mart Dubaid nimetatakse üheks suurimaks Hiina kaubanduskeskuseks väljaspool Hiinat. Siin on tuhandeid poode, ametlik kauplejate arv jääb sinna 5000 juurde. Ja tõepoolest, see basaar on lihtsalt massiivne. Lõputu ostukoridor, milles orienteerumiseks oleks tarvis navigatsiooniseadet. Ühest keskuse otsast teise on umbes 1,2 kilomeetrine matk. Siit leiab kõike. Kodukraami, tehnikat, tööriistu, riideid, dekoratsioone ja muidugi esemeid, mida sa ei teadnud, et vajad, kuniks sa neid näed. You put money, card, everything, right? Okay. This normal wallet, you want fire, then coming after. And also this real fire, 150 dirham, boss. If you buy, I will give you same new one. Ja praegu ma olen siis ühes sellises poes, mis müüb koduinteriööri ja sellist võib-olla välisdisaini ja need tooted, mis siin on, mul läheb karp lihtsalt sõna otseselt mõttes lahti ja hinnad, kui ma vaatasin peale, mõtlesin, et võib-olla on hinnad siin mingisugune 5-6 tuhat, 7 euri, aga ei, alla 1000 euro saad suured siuksed dekoratsioonid kogu süsteemi kätte, täiesti crazy. Vahepeal tekib küsimus, et miks me elame Eestis ja miks meil Eestis pole sellist tootevalikut. Lihtsalt müstika, Hiina tootmisvõime ja see nii-öelda tase, mida nad teevad tegelikult on nagu väga rets. Lihtsalt vaadake neid kujusid ja asja näiteks see samune kuldne kuju, ideaalne kuskil ilutuppa esikusse, mis iganes, maksab kõigest 450 eurot suur, ebareaalne. Kuidas on? Mul on kopp nii ees. Iga vend tuleb, ma olen juba nagu vihane. Palun ei, ma ei taha su kella. Tahad mõned äkki jalanusid veel? Ja, siis ma käisime vaatama, siis tuleb see vend. Ja siis ma küsin, kaua nende jalatsitega läheb. Annab sulle selle mapi kätte, vaata. Vaatad läbi, mõtlen, näed seda, ta või proovime vaata. Ja siin joonistubki välja selle basaari võlu. Kõik need no-name hilbud on vaid üks hale kattevari päris ärile, mida siin Hiina Real Life AliExpressis aetakse. Kogu see Dragon Mart on täis nii-öelda agente, kes patrullivad oma telefoniga mööda keskust ja tulevad ekraanil oleva tootevalikuga ligi ning pakuvad Gucci't, Pradat, Rolexit ja kõike, mida vaid kopeerida saab. Mis teed? Mulle testin kaupa, ütleme. Päris kvaliteet kaupa. Kuidas kauba valimine käib siin, räägi? See on väga huvitavalt, ma vaatan, et kõik on mingid... Taklist vaatad välja, teeb sulle takli lahti, vaatad kataloogist ilusti välja, siis ta toob sulle kohale. Kõigepealt pool tundi ootad, kuskil nuka tagant toob see kohale. Okei. Ühesõnaga ei lubata filmida. Ning filmida ei lubata seetõttu, et kogu see fake brändide business on tegelikult keelatud. Vahelejäämise korral on karistused päris karmid ning rikkujat võib oodata isegi riigist välja saatmine. Aga nagu näha, siis äri õitseb ja reaalses elus on kõigil lihtsalt suva. Vana multiriided ja multiriietadega käib suke side business, Louis Vuittonid, Gucci'd, Pradad, Hermesed, just name it. Kataloog ette ja vali välja.
no kohati on tunne, nagu oleks kuskile Egiptuse turule saatunud, aga ei, tõesti väga huvitav kogemus. Ma ei ole vist kunagi olnud nii elevil ühe turul käigu pärast, sellepärast et see, mis siin toimub, no see on tõesti teine maailm, teine dimensioon, aga kaup seest on lahe ja odav ka. Nii, vaat seda iPhone 17 Pro ja vaat seda nüüd vahet. See maksab 28 €. Ostsin endale ühe. Siin lihtsalt lähed sisse. Alguses ei olnud aru, aga siis hakkan nägema, et mingi vennad tulevad telefonidega juurde, näitavad, come to my shop, ja ma jagasin ära, et tegelikult need kõik telefonid vennad olid selle ülemise poe mingid undercover agendid. Üks big boss ja siis, kui me sinna Sander tuli filmima sinna, siis kui filminu toimus, siis hinnad läksid kohe kahekordseks ja enam keegi alla ei teinud. Kui alguses said 2 korra hinda alla kaubelda, siis pärast peale filmimist, kui me jäime vahele, et filmima, siis läks hinnastuseks kohe kahekordseks. Nii et põhimõtteliselt sinu 250-sest jalanõust sai 550. Kohe. Nii et 350 tuimalt otsa, nii et no jah, mehed sai kurjaks, aga noh, sellist äritegevust poleks siin Dubais küll osanud ette näha. Ei oleks, see on niisugune mingi lõunamaade värk rohkem seal Euroopas, mingid Hispaania rannaäärsed alad, jah. Bulgaariad, aga et Dubais, kus sa mõtled, et kõik on luksus, ja siin käib ka niisugune hõlma alt kauplemine mingite muppelbrändidega, et päris huvitav kogemus. No ja et näidata, kui puhtad tegelikult on see tänavad, te võite ka mõelda, et no sokkidega käida, kordi jäävad sul ikka ei jää midagi valgeks. Teen nalja, vaata, näed, võtan praegu ära, enam-vähem, siis ma võin hakata kõndima sul niiviisi. Nii. Noh, enam-vähem täitsa. Nii et ikkagi vastab tõele. Jaa, keelega päris üle ei nakuks, aga muidu on nagu suht tipp-topp. Ongi käes aasta viimane päev, 31. detsember ja kui keegi mõtleb, et sa oled Sander Dubais, miks sul nii paks, ma ei tea, jakk või pusa peal on, siis tead, siin on megatuuline. Ei ole midagi soojem kui Eestis, nii et saame meiega siin külma, aga täna siis uusaasta pidustused. Kõik teed pannakse kinni, kell on praegu 11:22 ja poole tunni pärast läheb praktiliselt liiklus 2 päevaks põhitrassidel täitsa kinni ja seda lihtsal põhjusel, et ei tekiks üleliigseid ummikuid ja inimesed, kes ei peaks olema siin alas, kellel pole kaelakaarte, need sisse ei pääsegi, nii et kui tahad näiteks kesklinnas ilutulestikku näha, pead minema juba 6 või 7 tundi varem kohale ja võtma oma piknikuteki, toidud, kõik värgid kaasa ja siis saad seda aastavahetuse melu ja möllu nautida ka. Aga meie läheme täna õhtul siis siin ka ühele white partile ja võtame teid ka kaasa, näitame, mismoodi käib siis aastavahetuse möll Dubais. No nii, läheme siis alla peole. Seal pidu toimub. Me oleme enam-vähem valmis ja aastavahetus, let's go! Ja nii, tere tulemast aastavahetuse peole. Head uut aastat teil ei soovi, aga paari tunni pärast. Jah. Praegu võib soovida head vana aasta lõppu. Jep, ja kuidas siis feeling on praegu? Feeling on võimas, lauad on kaetud kõige rikkalikuga, mida hind üldse ihata soovida võib. Just. No nii seinast seina valikut ei oleks osanud oodata. Ja tegelikult natuke väike viga on see, et oleks võinud hommikul isegi söömata jätta. Sama mõte. Sest seda kõike lihtsalt, mis siin laudade peale pandud on, siis ma kardan, et ma ei mahuta sisse, aga annan endast parima. Jah, nii et pidu alaku. Pumm! Kond sai kinni, appi hoidake mind.
hambutuhka, Triina? Mina ja. Oi. Yes, please, one more. One more. Okay. Yeah, let's go. Ülikõva. Mega nice. I'm good. Now better. Peeter. Okay, let's go. You saw? Thank you. This is caviar, not this one. Yeah. Best. Happy New Year! Kuidas aastavahetus Dubais kokku võtta, kuidas sulle tundub aastavahetus esimest korda Dubais? Ma arvan, et kõige võimsam aastavahetus, mis mina elus üldse kogenud olen, sellepärast, et kui siit vaatad seda vaadet, isegi laevad on tuledes, on ju. See ei ole isegi $1 000 000, see on miljardi vaade. See on biljoni vaade, ma isegi ütleks. Ja vähem kui tunni aja pärast, mõtleme nii, et ma ei ütle, aga ma näitame seda ilutulestikku, mis siin toimub, see on crazy lihtsalt. See tuleb mega ja tegelikult praegu juba see, mis sa siit vaatad, on isegi vaadikesed mere peal, ütleme, on tuledes, on ju. Ja kui Tallinna ilutulestik või Tallinna aastavahetuse eelarve oli 33 000 €, siis Dubai aastavahetuse eelarve on 33 miljonit. No on vahe ikka, eks ole? Siit juba on see vahe tunda, ja me oleme juba väikest tiiserit, oleme siin iga õhtu näinud, 4-minutilist tiiserit, palju aastavahetuse õige ilutulestik oli, üle poole tunni. Üle poole tunni ja mis on pull on veel, et inimesi on nii palju, kõiki mahus sinna Burj Khalifa juurde ära, see tähendab seda, et ilutulestik on 7. jaanuarini ehk siis 7 päeva jutti on täpselt sama ilutulestiku aastavahetuse programm, see on esmakordselt ajaloos. See on uskumatu, et kõik, kes ei jõua, isegi kes siin on, kes ei jõua aastavahetusel naudida, nad saavad 7 päeva peale aastavahetust seda veel naudida. Ebareaalne. Kui keegi mõtleb, et kas teil läks midagi põlema, et kõrgelt pole alla, pole näha, kõik on tossune ja hästi pilvine. Ei, olukord on selline, et lihtsalt me oleme kõrgemal kui pilved ja see on vaatepilt, mida näeb siin üliharva aastas paar korda ja sellepärast on mõttekas ka ärgata varakult, et selliseid asju näha oma silmaga, mitte pärast TikTokist, nii et siin väike timelapse sellest, kuidas pilved kaovad ja ilusat uut aastat kõigile!